järgmine aasta, juhul kui te olete vilets loomapidaja, siis ärge imestage, kui teie maja eest peatub selline auto ja ametnikud tulevad teid korrale kutsuma. Tööülesannete täitmiseks antakse loomapolitsei käsutusse munitsipaalpolitsei värvides ametiauto. Esialgu hakkaks Tallinnas tööle 2 loomapolitseinikku. Aga ma arvan, et hetkel 2 inimest ja nende käsutuses olev auto 12 tundi on täiesti otstarbeks. Munitsipaalpolitseinik jääb munitsipaalpolitseinikuks, aga lihtsalt nende menetlussuund ja kontrollisuund saab olema spetsiaalne vaid lemmikloomadega tegemiseks. Kodanikud on kartnud, et munitsipaalpolitsei läheb hulluks kätte ja tungib nüüd elamisse, et asi on ikka kaebuste põhine, et jõuga te ei hakka midagi tegema. Ei, jõuga me kindlasti ei hakka midagi tegema ja kaebuste põhine ta on nagunii ja tänaseks võiks paar näidet tuua, kus tõesti on olnud lemmikloomapidajaid korrusmajades lausa 40 kassi ühel perenaisel ja me läksime sinna koos politseiga ja MTÜ lemmikloomade hoiupaga töötajatega, nii et kõik seaduslikud lüngad on täidetud. Järgmise aasta 1. jaanuarist hakkavad kehtima uued nõuded lemmiklooma pidamisele. See paneb paika muu hulgas ka koeraketi pikkused ja isegi nõudmised kuudile. Lisaks on ketikoertel keelatud metallist kaelarihm ja niinimetatud lehmaketid peavad penide kaelast hoopis kaduma. Inimestel oleks aga igati tark end juba praegu uute nõudmistega kurssi viia ja kõrvaldada võimalikud puudused juba täna. Järgmisest aastast hakkab kehtima siis uus lemmikloomade pidamise määrus, et kas neid nõudeid hakkate ka jälgima? Ja kindlasti hakkame jälgima, kuigi nagu number 9 meil volikogu poolt vastu võetud eeskiri, lemmikloomade, kasside ja koerte pidamise eeskiri ja kindlasti muudetakse ka seda ja tehakse elu karmimaks lemmikloomapidajatel. Kas munitsipaalpolitseil kiibilugejad ja muu vajalik varustus on olemas? Jah, nii et need, kellel kiipe ei ole lemmikloomadel pandud, et kartke, et tõesti meil on see olemas. Ja siis Kindlasti hakkab loomapolitsei kontrollima pealinna koerte kuulumist registrisse. 1. augustil 2006 kehtestas Tallinna linnavalitsus lemmikloomade pidamise eeskirja, mille kohaselt tunnustatakse lemmiklooma märgistusena vaid mikrokiipi ja kõik Tallinna linnaelanike koerad tuleb kanda registrisse. Eriti me käime parkides ja jälgime seda kiibikontrollijatega, et kas on nad vastavas koerte registris või neil on siis varemalt muud andmed koerte jaoks. Kui suur on trahv selle eest, kui koer on kiipimata? Kuni 6000 krooni. Siiamaani pole tallinlased seda kohustust paraku täitnud. Mis sellest, et Tallinna loomade hoiupaigas saab oma lemmikuid kiibistada soodushinnaga? Kiipimine maksab koerale 250 krooni, see on siis Tallinna sissekirjutuse puhul ja kass 450 krooni. Mille pärast kass kallim on? Tallinna linn ei kompenseeri praegu registritasu endiselt kassi omanikele. Siin on olnud juhtumid, et inimesed maksavad ka registrisse kandmise eest, aga loom ei ole registris. Kuidas see juhtub? See võib olla nüüd täiesti mitte pahatahtlik. See võib olla paberid kadunud arstil näiteks. Või on see viivitus. Ütleme, 10 päeva on kohustus, aga võib ju minna ka kauem. Aga see ei ole vabandus. Eesti Loomakaitse Selts loodab, et loomapolitsei loomine pole Edgar Savisaare ja keskerakondliku Tallinna linnavalitsuse trikk valijate häälte püüdmiseks. Järgmised kohalikud valimised on 2009. aasta sügisel.